ja ma annan siis sõna Jürjole, et kuidas siis saada klientidelt rohkem raha kätte? Raske on, aga sellest me täna räägime. Minu nimi on Jüri Ojasaar. Täna väga, et kutsusite mind siia teemahommikule. Kui esimene küsimus Kaarli sissejuhatusest oli, et aga mis mul on õpetada puidu või mööblitööstusest, siis vastus on väga lihtne, mitte midagi. On oma garaaži ise ehitanud ja natuke liistusi pannud ja see ei ole minu töö. See on üks asi, mida ma olen puidutööstusest õppinud, aga miks ma olen siin, on pigem rääkida sellest suuremast pildist. Ja seal ma arvan, et konkreetne puidutööstuse või mööblitööstusega seonduv kompetents ei ole isegi nii oluline. Seal te saate alati teadma rohkem kui mina, sest et see on teie äri, see on teie ekspertiis ja seal teie peaksite olema need, kes siis ütlevad mulle, kuidas asjad käivad. Aga selleks, et me saaks ikkagi kõik ühtemoodi aru üksteisest, siis ma tahan selle asemel, et keerulisemaks minna, ma läheks samm tagasi ja teeks asju lihtsamaks. Et võtame korraks selle kliendi ette siia. Ja kui nüüd see sama küsimus kõlab, et kuidas me paneme seda inimest nagu rohkem maksma, siis siin on kaks vastust. Kas ta soovib rohkem maksva või me peame teda sundima maksma. Kui on sunniviis, sund, siis see on monopoli situatsioon, eks? Kui Starman või Elisa ütleb teile, et näed, me anname sulle 2 uut kaamelikanalit, 6 30. aastate nõukogu multikaid ja 8 kanalit araabia keeles ja see nüüd maksab sulle 10 eurot, siis mis sa teed? Ütled lahti televiisorist, ei, ma ei võta seda, ma ei soovi seda paketti, öeldakse, et ei, see on Excel pakett, näe, maksa 49 eurot ja nii käib. Monopoli situatsioonis tõepoolest sa ei pea mingit lisandväärtust pakkuma ja sunniviisil teenid rohkem raha. Enamus meist ei ole sellises situatsioonis. Me ei saa sundida kliendile midagi peale. Ta maksab ainult siis, kui ta tahab. Kuigi see monopoli teema on väga huvitav. Selle kohta kirjutas Peter Thiel oma viimase 0 to 1, 0-1 raamatus, et iga startupi või väike ettevõtte eesmärk peaks olema sinna monopoli seisu saamine. Ükskõik kui väikses situatsioonis, ükskõik kui väikses nišis või väikses turus, kui sa saad monopoli situatsioonis, sa tõepoolest saad hakata juba tingimusi, hindasid, selliseid asju sundima ka teistele peale, sest et sa oled ainuke, kes seda pakub. Lähed turule, kui sina oled ainukene, kes müüb maasikaid, siis sa võid maasika hinna panda selliseks, nagu sa tahad. Aga kohe nagu seal kõrval on teisi tegelasi ja sa kaotad oma monopoli, no siis see, kellel on parim hinna ja kvaliteedi seos nendel maasikatel võidab. Nii et ma arvan, et enamus meist ja Eesti situatsioonis on väga-väga vähe neid ettevõtteid, kes suudavad üldse seda monopoli seisu seal saavutada, välja arvatud, nagu ma ütlesin, telekomid võib-olla, Tele2 või Elisa või EMT või Starman võib teile ütelda, et nii asjad on ja kui ei taha, sorry, enamus meist ikkagi töötab soovi baasil ja seega turutingimustel. Ja turutingimustel on oluliselt raskem seda raha saada. Sellepärast, et mõistlik klient, see inimene ei anna sulle rohkem raha juurde, kui ta ei tunneta, et ta saab midagi vastu. Kui ikkagi sina pakud seal turul maasikaid 3-4 korda kallimini kui teised, siis sul peab olema mingi põhjus, mingi story, midagi peab seal taga olema, et kuule, miks me selle venna käest ostame 9 euro eest maasikaid, kõik teised müüvad 2-ga. Väga raske, see küsimus, et kuidas me paneme kliendid rohkem maksma, on see sama küsimus. Et miks maksaks keegi turul maasikate eest 2-3 korda rohkem, 4 korda rohkem või ostaks veel mingisuguse subscription mudelis, et ma hakkan nüüd iga kuu sinu käest maasikaid ostma. Et näe, siin on 6 kuud ette. Kuidas selliseid situatsioone tekitada? Jah, väga-väga keeruline, väga raske. Samas seda on tehtud ja seda on tehtud ka mitte ainult suurel rahvusvahelisel tasandil, Google'i tehnoloogia ettevõtted, vaid on tehtud Eesti tasandil ja mitmed ettevõtted on läbi löönud, leides uusi võimalusi, kuidas panna seda klienti soovima
rohkem maksta. Aga nii nagu maasikate, õunte, mööbli ja kõige muuga, selleks, et sellel inimesel, kui temal on siin erinevad võimalused, et siia kaalule midagi juurde panna, et ta valib sinu maasikad, sinu mööbli, sa pead mingit lisandväärtust siin pakkuma. Kus? See on juba natuke keerulisem. Neid võimalusi on tegelikult palju. Ma kõigepealt üritaks tappa ühe müüdi ära siin kohe alguses. Visatakse sõnu nagu bränd ja bränd lojaalsus ja brändi maine ja brändi kujundus ja selliseid termineid. Mul ühes ettevõttes töötab üks Eesti parimaid disainereid. Annad mulle 3000 eurot ja nädal aja pärast sul on fantastiline koduleht, Twitter, Facebook, CVI, ilusa fondiga, visiitkaardid, aga järgmine päev, kui sul kõik üle antakse, nüüd on sul see ideaalne ilus bränd, mis siis juhtub? No tavaliselt mitte midagi. Sellepärast, et kui selle taha ei teki seos, kui see on lihtsalt pilt, kui see on lihtsalt logo, kui see on lihtsalt ilus font, kui see on lihtsalt ilus logo, tore vaadata, aga lisandväärtust selle kliendile ei tulnud. Ja ennem kui tema on nõus raha rohkem maksma nende õunte, mööblite, toolide, mille iganes eest, sinna peab ikka tekkima siia kaalule midagi juurde peale sinu ilusa fondi ja ilusa logo. Niimoodi, et kui keegi räägib teile, et teil on vaja rohkem aega ja raha panustada brändi, siis teil on tõenäoliselt õigus, aga teil on ka palju muid asju vaja teha. Ja see tõenäosus, et kas nüüd kliendid maksavad rohkem selle eest, kui te olete tellinud endale 2-3 tuhande euro eest uue välimuse oma ettevõttele, see on kahtlane, ma ütleks, et nad on nõus kohe maksma teie toote eest rohkem. Need ettevõtted, kus inimesed on nõus maksmast, et kõik siin saaliski, et näe, Dolce Gabbana särk, eks, kui lihtsalt must särk, selle võib-olla saaks Prismast, ma ei tea, must T-särk võib-olla isegi 4-5 euroga, aga kui ikkagi DG on sinna peale pandud, siis alla 10 vist ei tasu seda särki loota. Nüüd ütlete, Jürgen, sa ajasid jama ju, et näe, paned logo peale korras. Jah, see on üheti täiesti nii ja ma kohtasin seda, vist oli Türgi rannas, kus ma olin seal pikali, tegelased käivad alati, üritavad sulle müüa midagi ja vend müüs rahakotte. Ja tuleb mu juurde, et rahakotid, osta, ajad selle esimesed 3-4 venda ära, lõpuks enam ei jaksa, tuleb see 5 vend, siis okei, hea küll, näita ette, mis sul siis seal on. Näitab erinevad rahakotte, palju need on? No need on 10, palju need on? Need on 20. Mis vahe on? Vaata, need on Gucci. Okei, ja Türgi rannas seal kuskil liiva peal, Gucci, ja kindlasti, ja ainult 20 eurot ka, jah, kindlasti päris Gucci. Ja siis ma ütlesin, ei, kuule, et kui ma selle ostan, näed, et see on 10, jah, 10 ma küll ei maksa 5. Lõpuks tegime diili, et hea küll, saan Gucci 10-ga. Siis võttis selle ilma Gucci logota rahakotti mulle ette, lõi sinna mingi metallplönni alla, Boom! Kiiresti haamriga peale ja oligi G-logo täitsa. Nägi, kus väärtus tuli naksti. Aga paraku jällegi, turumajanduses Euroopa Liidus me ei saa niimoodi endale tekitada seda brändi, et nüüd me oleme Gucci seller Võrus. Et tulge, meil on kõik kotid, asjad, riided olemas, Gucci. Et see, jah, brändil on väärtus, aga see, miks Gucci saab, miks ta on saavutanud selle momendi, et isegi Türgi rannas mingi suvaline vend saab sellega raha teha, on need 100 miljonid, mis on kunagi pandud ju sinna reklaami, et meie peas me üldse teame, mis see G-täht on või mis see sõna Gucci tähendab. Et see raha paraku tavaliselt ettevõtetel jääb puudu ja see osa, et nad maksavad kinni näitlejaid ja nii edasi, et kes kannaks nende riideid ja et Hollywoodi Oscari auhindadel oleks keegi nende riietega ja nii edasi, nii edasi. Kogu see osa on see, mis siis tekitab selle lisandväärtuse. Enamus Eesti ettevõtetel ei ole sellist tausta, ei ole sellist ajalugu, ei ole sellist turundust, mis tekitaks, näed, kui sa VKG, Viru Keemia Grupi logo lööd peale millegile, siis see on kohe topeltväärtuses. No ei ole lihtsalt Eestis selliseid brände. Ja väga raske on neid ka tekitada, sest võtab aastaid korduvat turundust, üritusi,
kogu see ettevõte tegeleb pidevalt hommikust õhtuni just sellise mainekujundusega ja kvaliteediarendusega. Nii et ma korraks unustaks kogu selle brändi teema nii-öelda ära. Selles mõttes, et lahendusena. Pigem see bränd tuleb kaasa kuskil siin tee peal, kui sa hakkad uurima, et mida see inimene tõesti, mida see sinu klient, mida ta tõesti tahab, mis on tema vajadused, mis on tema probleemid, ja kui sa hakkad tema probleeme korduvalt hästi lahendama, siis ta ütleb, et kurat, mis oli see ettevõte, iga kord nagu tegelikult on neil midagi olemas, kohe saavad selle ära lahendada, siis tekib mingi põhjus nime, brändi, logo jaoks, et ta kohe tuleks pähe, et mitte miski ettevõte, vaid teie nimi. Eks, teie olete see tegija selles valdkonnas. Aga need teod tulevad ennem ja see kuvand ja pildid, need lihtsad asjad tulevad pärast. Tegevus teie majas siseselt on see, mis loob tegelikult selle kuvandi ja brändi. See, et selle pannakse lõpuks pilt peale, mis võtab kõik selle kokku, no see on täiesti eraldi tegevus. Niimoodi, et ärme alusta sellest, et paneme hirmsasti raha kodulehtede, asjade, piltide, kuvandite, disainide peale, ennem kui te teate, mille eest see vend on nõus üldse maksma. Et mida te peate siia kandikule panema, et tema tunnetab, et siin on piisavalt väärtust, et ta ikka annab rohkem raha üle, sest et see oli ju meie teema hommika küsimus, et kuidas seda inimest panna rohkem maksma. Ja lihtne vastus on, et pane talle siia kandikule midagi, mis on väärt rohkem ja ta tavaliselt, kui ta on intelligentne inimene, maksab ka rohkem. Ja nüüd siis konkreetsemalt selle juurde, et mida sa siis kandikule siia saad panna. Ja ma lubasin ka, et ma ei tee täna mingit traditsionaalset, ma ei tea, koolitust, slaidide, presentatsiooniga, sest ma tean täpselt, kuidas see käib. Te saate need kätte kuskil PDF-iga, see läheb kuskile sinna sügavale e-maili kasti, alguses on ta seal üleval, aga ta niimoodi vaikselt hakkab vajuma sinna ja lõppude lõpuks sellist eriti mingit kasu ei ole. Või vähemalt paljude PDF-idega minu elus juhtub niimoodi ja paljude õppetundidega või koolitustega. Sellepärast ma tahtsingi pigem niimoodi laivis joonistada ja siis hakkate teie käest küsima ja seostama kogu seda asja teie konkreetse situatsiooniga. Ma üritan tuua nüüd näiteid, kuidas mõned Eesti ettevõtted on lisanud midagi siia kandikule. Selleks, et inimesed vabatahtlikult annaks, need kliendid annaks neile rohkem raha juurde. Ja siis me saame rääkida, loodetavasti vestelda teiega ja teie räägite sama palju või veel parem rohkem kui mina sellest, et mis te olete teinud või mida te tahaksite teha. Ja siis võib-olla ma saan teid aidata, anda mingit nõu või mõtelda kaasa vähemalt, et kuidas tekitada seda lisandväärtust. Kõige lihtsam, mis algust tuleb pähe turumajanduses, et kuidas sooviga, nii et see inimene ise vabatahtlikult annab rohkem raha, on ikkagi toode. Et kui te suudate arendada oma toodet atraktiivsemaks, kui toode on parem, ilusam, lahendab selle inimese probleeme paremini, siis tavaliselt see peaks olema rohkem väärt selle inimesele. Loomulikult probleem on selles, et ütleme, kui räägime eksporditurgudest, siis te ei puutu ninapidi kokku kogu aeg selle kliendiga. Ja raske ütelda, mis just on see, millist toodet ta just täpselt tahab. Ja need kurinahad teinekord ise ei tea ka, mida nad tahavad täpselt. On mingi ettekujutus, et võiks olla midagi paremat, võiks olla midagi ilusamat. Niimoodi, et see protsess, et kuidas luua selline toode, mille eest kliendid on nõus rohkem maksma, keeruline. See on väga raske lihtsalt ütelda, et jah, et kui me teeme nüüd selle mööbli siin sinises, punases, selliste nurkadega, see kindlasti läheb, sellepärast et ma nägin, et mingi teisel ettevõttel see oli väga populaarne toode. See võib nii olla, aga see on ainult hüpotees, ennem kui keegi tõesti maksab sulle selle toote eest ja mitte ainult ühe korra ja mitte ainult su sõbralikud tellijaid, vaid recurring revenue, et korduvalt keegi on nõus selle uue toote eest maksma niimoodi, et teile tekib rohkem lisandväärtust. Ja eks seda on mitmed Eesti ettevõtted on suutnud arendada. Üks tuleb meelde, kui ma külastasin Meireni,
Sa olid ka kaasa, jah, Meireni, see oli huvitav näha, kuidas vanakooli mingi traktori ettevõtte 70-ndatest nõukogude, te kujutate umbes ette, milline see tootmine oli, kuidas selline traktori ettevõte, nõukogude traktori ettevõte näeb välja, sellest on siis tehtud väga huvitav, väga kaasaegne, innovaatiline ettevõte, mis toodab lumesahkasid. Ja nii nagu iga valdkonnaga ja sellepärast, nagu ma ütlesin teile ka, et ega mina ma ei julge isegi oma varvast panna sinna, et hakata rääkima, et ma tean midagi mööblitööstusest, sest kui sa lähed Meireni, siis sa näed koha peal, kuidas on uuritud seda meest või naist, seda klienti nii-öelda, et mis paneb teda rohkem maksma. Ja tuleb välja, et see sahatehnoloogia on üpris keeruline. Kui me läheme Saksamaale, siis on väga selgesti seadustega pandud ka paika, et kui palju müra tohib see sahk üldse teha, mis kellapaiku nad tohivad sõita selle müra pärast, seega saha disain peab olema tehtud niimoodi, et ta ei teeks seda kohutavat kraapivat häält, kui ta seal kell 5 või 6 hommikul mööda sõidab, eks? Sahad, selleks, et nad ei käiks vastu maad, selleks pidi Meiren töötama välja erinevad hüdraalikat, erinevaid sensoreid, mis ütlevad, et kas nüüd see kummiosa lohistab seal mööda maad või ei lohista, sensorid, mis vaatavad, et kas tegemist on jääga, lumega, packed, ice and snow, erinevad nii-öelda teeolud, et mis nurga all see sahk peaks olema ja need sahad võivad, nende hind küündib sinna $120,000 per sahk. Lennujaamadele veel rohkem, kus pannakse mitu sahka kokku. See oleks siis ainult üks toode, üks müük. Ja kui te vaatate lennujaamal ringi, kus seal tuleb, puhastatakse neid runwaysid, siis seal on teinekord 15, 20, 30 sellist sahka sõidavad ringi. Pluss siis kõik need, mis teid puhastavad. Aga on näha Meireni nii toote disainist kui sellest, millist ütleme, kvaliteeti nii tootes endas kui selle välimuses ja selle viimistluses on näha, et Meiren saab aru, kes nende klient on, sakslane, ja sinna sa sellist, hiinakat sahka ei saada. Sakslane lihtsalt ei osta seda. On juba piisavalt raske, et saada kõikidest nendest Austria ja Saksa firmadest, kohalikest sahategijatest jagu. Et tõestada, et see Eesti sahk on üldse kvaliteetne, et me teame siin midagi lumest. Aga paraku nii on, et Saksa turule minnes, igale võõrale turule minnes, tulles siit Eestist, millel ei ole väga tugevat mainet, sa pead väga palju tõestama alguses. Ja nende erakordse kõrge kvaliteediga ja ilusa hea disainiga ja selgete materjalidega, ma arvan, Meiren on üks selline näide, kus on võetud väga vana kooli nii-öelda toode. Ja selle asemel, et seda kõige tavalisemat, kõige lihtsamat, kõige labasemat metall lihtsalt keevitatud sahka teha, on mõeldud suuremalt, et mida veel võiks teha. Kus on see lisandväärtus, mille eest, mis on nii-öelda just selle ütleme, 7000 versus 120 000 saha vahe. Et siin, kuidas selles väärtusahelas üles minna. Ja kui keeruline see on. Sest oleme ausad, et kui meile antakse lõpmatult raha ja lõpmatult aega, me võime ju fantastilisi asju teha. Aga lõpuks meil on selline plaatinumist ja kullast sahk, mida siis jumala pärast keegi ei saa osta ega kuskil ei saa seda külge panna. Selle ka ei ole mõtet. Et ikkagi kõik need innovatsioonid peavad toimuma selle inimese, su kliendi võimekuse ja võimaluste raames. Niimoodi, et see hinna ja kvaliteedi suhe on just selle kliendi jaoks mõeldud. No, see on üks näide, kus on ka selge, et sa ei saa sellist sahka hakata arendama ilma, et sul on koha peal Saksamaal mingi partner, mingi usaldusväärne, vähemalt mingi disainer või insener või keegi või klient, kes suudab sul natuke tagasisidet anda selleks, et ikkagi selliseid investeeringuid teha, et 120 000 sahkasi hakata ehitama, ei tasu nagu pimesi minna, et miks mitte, kindlasti ostavad, ma olen ju näinud, igal pool on need olemas, kuskilt nad ostavad. See ei ole plaan, see ei ole mõistlik viis seda alustada. Ikkagi suhtes mingi kliendiga või partneriga uurida välja, mille eest inimesed on nõus maksma või mis on lihtsalt ilus värv või lihtsalt ilus logo, see ei müü alguses.
ikkagi funktsionaalselt see toode peab ka olema tõenäoliselt üks parimaid, millega need kliendid on kokku puutunud, ja siis nad veenduvad, või vähemalt osa nendest veendub, et jah, miks mitte, proovime ära selle Eesti saa, ja kvaliteet on tavaliselt olnud neil nii hea, et tulevad järgnevad ja rohkem tellimusi, ja nad saavad kliente ilma, et peaks mingit hullu turundustööd tegema Saksamaal ja maksma mingit reklaame ja asutama sinna eraldi kontori ja nii edasi. Et see on üks näide. Siin on üks koht, kuhu vist siin on veel. Toode. Üks koht, kus võib alustada nii-öelda ja otsida, et kas siin on ruumi väärtustada oma toodet paremini, kas siin saab kuidagi rohkem teenida. Teenus. Teenus võib olla täiesti eraldiseisev ise või ta on toote osa. Igasugused parandamine, seadistamine ja nii edasi, need teenused võib-olla saab lisaks müüa sellele tootele. Üks näide, mis jällegi siit Eesti ettevõtete puhul tuleb meelde, on e-profiil. See, mida nemad on teinud nõukaaegsest, see oli vist kraanade mingi tehas, Viigatel või midagi sealt kuskilt origineerus see asi, et ikkagi jällegi kujutate ette sellised nõukaaegsed hangaarid, kus siis keevitati mingid massiivseid metallijuppe kokku selleks, et teha mingi kraana. Sellest on arendatud väga modernne, väga väärtustatud õli- ja gaasitööstuse ettevõte. Hakkas peale sellega, et juhatus mõtles, et kurat, et kuidagi ikkagi peab panema seda meest rohkem maksma. Et meil on kliente siin, me teeme tooteid, aga näed, norrakad, taanlased, siin on väga-väga raske murda läbi, sellepärast, et seal on juba mingi norrakas või taanlane ees või halvemal juhul sakslane ees, keda ikkagi tõenäoliselt usaldatakse rohkem, et kui on mingi Saksas tehtud toode, siis sellel on oma usaldusväärsus Euroopas olemas. Aga e-profiili mehed ei jäänud alla, neil tuli üks väga nii-öelda lihtne, madalatasemeline tellimus sisse, mingi mahuteid vaja teha. Täiesti kõige lihtsam töö, mis nende jaoks oli, nad ei olnud mahuteid ennem teinud, aga tegid asja endale selgeks ja tegid mahuteid sellise kvaliteediga esimese partii, et Norra see õlitööstuse firma siis tellis kohe mingi 20 või 40 veel, sest nad ei olnud sellise kvaliteediga tõesti näinud, et nii korralikult tehtud. Nad ei olnud veel sellest ahelast kuskile välja murdnud, nad olid ikka seal kõige madalamas lihtsalt tünnide keevitamise nišis nii-öelda mõni aasta tagasi. Aga kuna nad nii kvaliteetselt tegid seda ja norrakad jäid pidevalt rahule, siis neile hakati söötma selliseid tükk jaaval natuke keerulisemaid asju ette. Ja siis tuli juba, et natuke suuremad tükid ja pärast tükke tulid juba hüdraalika. Kui hüdraalika ja tükid olid koos, siis juba terveid installatsioone. Ja mis need olid? Need on sellised nagu kraanad ja sellised asjad, mida pannakse offshore drilling ja selliste kalalaevade ja selliste asjade peale. Ja kui, nüüd mul ei tule see juhataja nimi meelde, aga ta seletas, et 9-meetriste lainetega tohib see kraana ots liikuda circa 10 senti pluss miinus. Nii et see laev käib üles alla kogu aeg ja need kraanad on siin peal, aga kuna me tõstame üles mingeid balloone ja asju ja torusid, siis need ei tohi ju tilbendada siin ringi, see oleks üliohtlik, vaid 10 senti liigub see kraana ots ainult, ükskõik mida see laev siin ei teeks, siis on läbi erinevate pulley systems ja nii edasi. Üpris keeruline toode juba, see ei ole mingi tünn, see ei ole enam mahuti. Me räägime ikkagi tõsisest hüdraalikast ja sellise toote peale nad on nüüd umbes 10 aasta vaevaga jõudnud. Miks ma toon selle teenuse alla, on sellepärast, et e-profiilil on plaan, nad on näinud, et nad suudavad täiesti rahvusvahelisel tasandil teha Norra, Taani, Rootsi, erinevate Põhjamaade, Inglise ettevõtetele selliseid süsteeme, hüdraalikasüsteeme ja selliseid seadmeid nende kala või õli laevade peale, et nad nüüd ostsid endale või liisisid, ma ei tea, detaile ma täpselt ei tea, kuidas, aga
Sillamäel jupi sellest sadamast selleks, et nüüd nad enam ainult ei keevita, vaid nende uus toode või teenus, mis tõenäoliselt on 2 korda rohkem väärt, on see, et nad hakkavad paigaldama ja sertifitseerima. Niimoodi, et ei ole enam, et me lihtsalt keevitame mahuteid või tünne kokku või keevitame neid mingeid juppe norrakatele kokku, mida nemad siis kasutavad seal ära, vaid nüüd see laev tuleks Sillamäele ja selle eest, et e-profiil vaatab selle üle, paigaldab sinna asjad peale, sertifitseerib, et kõik on korras, nad hakkavad nüüd seda teenust müüma, just seda testimise, sertifitseerimise, paigaldamise teenust, mis on korda 3, korda 5, korda 10 väärtusega võrreldes metalli freesimise, metalli keevitamisega. Samas valdkonnas tasapisi on suutnud oma toodet arendada nii kaugele, et tekkis ka teenus kõrvale. Ja see teenuse väärtus tõenäoliselt saab olema kordades seda esmaalgse toote väärtusest ja kui palju raha saab selle mudeliga tekitada. Nii et väga huvitav näide siin on e-profiil, kui teid huvitab rohkem uurida, ja see oli Meiren. E-profiil on seal Tallinnas, Meiren on natuke vist Paides, jah? Et 2 huvitavat ettevõtet, mida jälgida, mis on läinud selles ahelas tükki haaval, kuidagi närinud, see on jube töö, see on raske, midagi pole ütelda. Aga nad on kraapinud ennast ülesse ja e-profiil, kuigi ta ikkagi läheb sinna SMI ettevõtete alla, on saanud oma käibe sealt kuskil 12, 15, 20 pealt kuskil juba üle 30. See on ikka veel small to medium size enterprise, ta on alla 50. Meiren on suht mikroettevõtte veel, sest et nende käive on mingi 4-5 miljonit. Aga ikkagi, siin hakkab tekkima juba selline rahvusvaheline äri, korduvad müügid ja päris ärimudel, kus need ettevõtted saavad ka finantseerida oma järgmisi tegevusi, järgmisi tooteid ja leida, mida veel see onu siin tahab, mille eest oleks veel nõus maksma. Nii, toode, teenus, tehnoloogia on kindlasti see, mida kõigile tuleb kohe pähe, et okei, viskame sinna mingit tehnikat juurde ja siis kuidagi millegi pärast on meie toode rohkem väärt. Teooriana huvitav, tore mõte, jaa, üldiselt on küll nii, et kui sa suudad tehnoloogiat rakendada, siis sa peaks kas paremini, odavamini või kiiremini tootma, aga selle elluviimine ja tõesti selle tulemuse saamine on üpris pikk tee. Üks huvitav kaasus tehnoloogiaga, see tuleb võib-olla teie valdkonnale kõige lähedasem, on Ballwood. Mehed, kes tegid põrandat, põrandapuitu. Ja kui te vaatate siia põrandale, siis tavaline põrand, 99% maailma põrandatest, mida on erinevatest materjalidest, on ikkagi selle kujuga, et nad on kandilised või ütleme sama kujuga, nad on kõik täpselt sama pikad. Ballwoodi mõte oli, et aga miks? Et puit on nii ilus, miks me ta sellisteks väikesteks juppideks lööme? Ja esmane, kõige esimene prototüüp oli ülimalt kallis ühele rikkale inimesele ikkagi, kus võetigi puitu, naturaalset puitu ja sobitati need puidutükid kokku ilma, et need lõigati sirgeks. Nii nagu puit jooksis sellise kujuga, nii ta ka lõigati. Kui sa siin nüüd vaataks põrandal, siis sa näeks päris seda puidutükke, päris pikkasid selliseid naturaalse kujuga, kuidas võimalik on. Keeruline, väga raske, sa pead sobitama neid puidujuppe üksteise kõrvale väga täpselt, et ei tekiks, kui sa lähed naturaalse puidukujuga, et ei tekiks neid suuri vahesid sinna, kui sa sobitad neid tükke. Väga keeruline oli teha, esimesed käsitsi, valiti tükke pikka aega, aga kus siis tehnoloogia tuli mängu, et need käsitsi, teed võib-olla sellise põranda, saad oma $100,000 kätte selle ühe põranda eest, aga see pole äri. See võib-olla 1, 2, 4 aastas.
ja sa pead hirmsasti vaeva nägema selleks seda teha. Et tekkis mõte, et aga peab ju olema mingi võimalus kuidagi rohkem sellega teenida või kuidas see skaleeruks, see mõte üldsegi. Ja Bollywood hakkas siis arendama oma tehnoloogiat, kus sisuliselt robotid analüüsivad, millist puitu tuleb sisse, kaardistavad kaamerad, kaardistavad ära kõik selle puidu, jätavad mälusse ja arvuti hakkab ise klotse kokku panema, nagu pusletükke. Et milline puidutükk läheb mille kõrvale kõige paremini. Selle asemel, et kõik neid siia põrandale panna ja laiali laotada, et vaadata, mis kompositsiooni sa saad siin teha. Arvuti ütleb sulle, et näe, tükk A, tükk C ja tükk D käivad niimoodi kõrvuti ja siia alla tuleb see. Ja selle tehnoloogia arendamisel nad suutsid tuua oma ruutmeetri hinna kuskil sinna, ütleme 150 kanti. 150 euro ruutmeetri hinnaga sa saad juba skaleeruda seda äri. Sa saad seda hakata müüma kontorihoonetesse, parematesse restoranidesse, niimoodi, et see ei ole mingi hull tehnoloogia miljonär, kes lihtsalt otsustab, et ta tahab ühe toa seda teha. Vaid see saab olla juba repeatable business model. Et seda müüa ja tuleb välja, et sellisel tehnoloogial on täiesti eraldi väärtus, jättes kõrvale kogu selle põranda ja selle puidu ja selle valmistulemused ja nende spetsiaalsete arvuti poolt kokku pandud ja välja valitud tükkide äri, jättes selle kõik kõrvale, nende tehnoloogial, mis kaardistab, skännib ja kaardistab, sellel on täiesti eraldi väärtus, mida võib ka tõenäoliselt kasutada ka kividega, et sa võtad kivitükke ja hakkad neid paigutama kokku ja arvuti ütleb sulle, mis on kõige optimaalsem, kõige ilusam viis ja disainida seda. Ja selles mõttes Eesti ettevõte, mis hakkas väga konkreetse käsitööga peale ja nüüd on arenenud kuskile täiesti mujale ja ma ei kujuta ette, aga ikka mitmekümne miljoni euro väärtuses ettevõte, ma arvan praegu hetkel just nende selle mudeli pärast, et kuidas nad on suutelised võtma toormaterjali sisse, laskma masinatel, arvutitel, laseritel ja kaameratel see ära kaardistada ja selle alusel siis hakata mingeid tooteid ise kokku panema. Et selline huvitav tehnoloogiline areng, et kuidas võib skaleerida oma ärimudelit 1-2 toast, ütleme 10-100 toani aastas. Need on, ma arvan, sellised kõige rohkem levinud mõtted, kus inimesed hakkavad peale, et kuidas ikkagi panna seda klienti rohkem maksma. On teil saalis mingeid ideid, mõtteid, mida veel? Kuidas teie näete, et mida võiks veel teha siin selleks, et lisandväärtust saada oma kliendi käest? On mingeid ettepanekuid, mõtteid? Ma võib-olla küsiks siit juurde, et kui mööblitööstuses väga sageli müüakse läbi vahendajate, et nii nagu sa ütlesid, et me seda sakslast tegelikult ei tunne, kes seda mööblit sealt poest lõpuks ostab ja et mina suhtlen vahendajaga, kes mulle ütleb, et ainus asi, mis ma tegema pean, on tegema kvaliteetset toodet ja müüma seda võimalikult nagu soodsalt talle, et siis nagu asi läheb. Ja kui minu tooteseeria ei lähe, siis ta väga hästi ei oska mulle see vahendaja mulle öelda ka, miks ei läinud. Ütleb lihtsalt, et ei läinud, et tee midagi muud. Et mida ma sellises nagu olukorras peaksin tegema või kuidas ma siis, kui ma suhtlen ainult vahendajatega, kuidas ma siis teada saan, et mis värvi ma seda mööblit peaksin värvima või et miks klient ei osta, et näeb täpselt korralik mööblitükk välja sellises rahulikus Skandinaavia stiilis, et miks ta siis ei lähe, et teistel ju läheb, mul ei lähe. See on väga õige küsimus, sellepärast et tõenäoliselt esimene raskusaste saabki olema see, et kuidas üldse saada teada, mida see vend tahab. Sest nagu sa ütlesid, siin on vähemalt üks kiht vahel. Tihti 2 isegi, võib-olla isegi 3 kihti. Ja kogu see informatsioon, et millist diivanit see lõpptarbija tegelikult tahab ja sinu vahel see informatsioon kuidagi kaob või moonutub täiesti telefonimängus, sest et võib-olla need vahelülid ei taha, et sa ka täpselt teaks,
kes need kliendid on ja kui palju nad päriselt on nõus maksma ja nad võib-olla kardavad seda, et sa lihtsalt lõikad neid kogu sellest protsessist välja. Jah, et kui ma lõpptarbijat tean, siis ma hakkan talle veebist otse müüma, et mul ei ole vahendajat vaja, et sellepärast vahendaja ei taha mulle väga palju infot ka jagada. Ega see globaliseerumise ja infoajastul, see on reaalne oht ja mure, et tootjad, kes saavad piisavalt targaks ja osavaks, teevadki oma portaalid, teevad oma mingi võimaluse netist osta ja kui see jõuab piisavalt laialt välja, et saadki osta täpselt sama asja sealt otse, siis tänapäeval me oleme harjunud ikkagi sellega, et okei, kui netist saab odamini, siis tellime. Alibaba, Amazon, mis iganes. Ja ma arvan, et nii ka puidutööstuses inimesed, kui nad näevad, et tegemist on võrdväärse asjaga ja saab odamini, nad lähevad ja võtavadki seda. Eks seda mudelit on ju kasutatud päris palju. Võtame kas või meie enda Taxify, mis on nii-öelda sellise uue ajastu ärimudel, kus lõikame üldse näiteks mingid vahekihid ära. Kaotame ära, Uber tegi seda täiesti ju. Et Uber pakub taksoteenust, ilma et neil oleks taksosid, ilma et neil oleks taksofone, kiisusid, majasid, parklaid, mitte midagi. Eks, et teie sõidate taksot ja kasutate Uberi äppi selleks, et maksta. Ja ongi ära kaotatud kogu see vahekiht ja mitmes riigis juba taksofirmad ongi pankrotis. Siin valdkonnas iseenesest, kui teil on väga tugev, huvitav toode, siis piisava ütleme, turunduse ja teavituskampaaniaga tõenäoliselt oleks ka võimalik tekitada endale mingi maine ja mingi ostukeskust, kus saaks otse müüa. Aga see on päris tõsine ettevõtmine, selleks, et sellist hiigelplatvormi ülesse panna, sul on vaja kõik turuosalised ikkagi sinna kohale tuua. Ja see on keeruline, sest et hakata nii-öelda tühja arendama mingit uut platvormi, kus sa veel ei tea, mida kõik need osalised tahavad ja konkureerima sinu enda edasimüüjaga, on võimalik, ohtlik tee, strateegiliselt päris kaval, kui sa suudad selle ära teha. Kui ei suuda, siis tõenäoliselt need edasimüüjad eriti suga ei taha enam ka tegeleda, kui nad kuulsid, et sa läksid nagu nende selja tagant otse müüma. Aga ma arvan, et Aga mis need alternatiivid on? Et okei, et ma ei taha seda vahendajat võib-olla välja lülitada sealt, aga ma tahaks oma selle süsteemi kuidagi, kas siis leida teistsuguseid vahendajaid või siis ka seda, et nagu sa ütlesid, et kui mul on äge toode, et hea meelega teeks ägedat toodet, aga kus ma tean, et mul on, et kuidas ma peaksin arendama, et mul oleks lõpuks on ikkagi tegemist inimestega, eks? Ja sellepärast mulle meeldib alati see pilt, et see alati tuletab meelde, et ma võin siin mõtelda mida iganes oma peas ja ajus, ainuke asi, mis on tähtis, on tegelikult, mis on selle venna ajus, eks? Et ma võin tahta ja soovida ja luuletada ja mõtelda ja kirjutada igasugu äriplaane siin, aga kui ma ei tea tegelikult, mis siin toimub, siis see on kõik õhus. Ja selles mõttes soovitus on, nagu sa ütlesid, et kui sa ei saa selle tarnijaga või selle vahendajaga piisavalt hästi läbi, siis kindlasti kuskil on selline mees, kes tegelikult tahab ka rohkem teenida. Nii et kui sa saaks vestlusesse selle inimesega, siis ideaalis sa saad teada, et okei, mida ma pean sulle siia kandikule panema, et sa maksad mulle rohkem. Kas see on teistsugune puit, kas see on teistmoodi viimistletud, kas see on teistmoodi lõigatud, kas see on teistsuguse kaaluga, kas see on teistsuguse mida ma saan sulle anda, mida sul on vaja, et sina teeniks rohkem. Ja unustades korraks see lõpptarbija täiesti ära, et kui me keskendume sellele ahelale ainult, siis kuidas sina saad teda rikkaks teha. Sest et kui sul on see vastus, siis ta kindlasti kuulab sind, kui sa tuled talle selle jutuga, et mul on plaan, ma saan sind teha rikkamaks, teeme koostööd. Aga siin oli küsimus. Küsimus oli siis see, et ma saan pakkuda paremat kvaliteeti, garantiisid, aga see saab tulla ainult minu arvelt, et vahendaja ei ole mulle nagu nõus tänases majandustingimustes juurde maksma, ta nõuab kõiki neid asju, paremat kvaliteeti ja pikemad garantiid ja nii edasi, aga sentigi ta mulle sellest rohkem ei maksa, et mina pean tegema sama raha eest rohkem. Nii, täiesti elust endast, eks? Ma arvan, et enamus teist tunnetavad midagi sarnast. Nüüd on kaks võimalust.
kui sa ütled, et selle inimesele midagi muud, teda midagi muud ei huvita, kui ainult see kokkuhoid, eks? Et tema ainukene asi, mida tema ostab sinu käest, on kokkuhoid, odavus. Aga ütleme siis see on muutunud hügieenifaktoriks, et see hea toode on nii-öelda see miinimumtase, eks? Kvaliteet sulle plusspunkte ei anna, see on nagu null, see on nii-öelda, selleks, et üldse mängida, selleks, et üldse nendega tegutseda, ta tahab mingit miinimumkvaliteeti, mis on ka üpris kõrge juba. et on antud 10-aastast ja tema huvi on kokkuhoid, siis siin on ainult paar võimalust. Esiteks on väga ohtlik seis, sellepärast, et kui tema fookus on kokkuhoid, siis iga teine, kolmas, neljas tegelane, kes jalutab uksest sisse ja ütleb, et ma saan kokku hoida. Sa kohe kaotada, eks? Et kui tema näeb sinus ainult nii-öelda seda võimalust, et kuidas veel võib-olla natuke odavamini pigistada, siis see saab alati olema selline ohtlik situatsioon. Esiteks. Teiseks, alati saab olema ju koht, kes teeb odavamini. Hiina näiteks, ma olen mõned artiklid siin hiljuti lugenud, et Hiina enam ei ole konkurentsivõimeline mööblitööstuses ja vaikselt ka puidutööstuses, sellepärast et Hiina palgad on läinud nii kõrgeks ja nende tootmishind, oma hind on kuigi isegi subsideeritud ja isegi kui neil ei ole seadusi reostusega ja nii edasi või neid ei rakendata, siis Hiina on läinud nii kalliks, et Hiina enam ei suuda ise teha, vaid nad peavad Bangladeshi, Indoneesiasse, Malaisiasse, Burmasse, sellistes kohtades tootma. Nii et see probleem, mida sa kirjeldad, on täpselt ka hiinlaste probleem, see on ka mingil määral poolakate probleem, et ainult hinda ja hinda tuleb ainult mastaabiga ja mis on siis Hiina lahendused, mida Hiina on otsustanud, et nemad inimestega enam seda ei saa teha. Selleks, et seda miinust siin pakkuda, et seda überodavat pakkuda, järgmise 10 aastaga nad robotiseerivad enamus tehaseid ära ja saavad inimestest lahti. Robotid tulevad praegu autotööstusest, see tihti käib generatsioonidega. Robotid on jube kallid, seni kuni neid on väga palju ostetud ja tehtud, nagu enamus toodetega. Robotitööstuses esimene selline laine tavaliselt läheb autotööstusesse, sest et autotööstusel on nii palju raha, et investeerida tõsistesse robotitesse, nad on teinud seda aastakümneid, ja kui need robotid nüüd hakkavad vanaks jääma, siis autotööstusele pakutakse uusi, ja see eelmise generatsiooni autotööstuse robotid lähevad siis teistesse valdkondadesse laiali, kui nad on juba odavamad, eks. Mööbli valdkonda, spordiesemete valdkonda, sinna hakkavad need robotid liikuma, niimoodi, et üks võimalus on robotiseerida ära, et sul inimesi ei ole ja kvaliteet läheb dramaatiliselt üles. Aga et pehme Okei, et küsimus Nõus? Et kommentaar oli siis see, et näiteks pehme mööbli puhul, et tehnoloogia läheb nii kalliks, et see ennast ära tasuks, et siia sattusin rääkima ühe IKEA business developeriga Ameerikas, kes siis ka Poola tehaseid ja neid haldab või nendega läbi räägib. Ja siis ta ütles, et Poolas on siis nüüd esimene tehas püsti, kus siis pehmemööbli sohvad tulevad siis esimest korda inimene katsub neid siis, kui see karbist välja võetakse. Et suurte mastaapide puhul on ainus viis, kuidas sa nagu seda ära suudad tasuma panna, et massitootes sul tasub robotitesse investeerida, väiksemate kliendipõhiste lahenduste puhul tõenäoliselt nagu mitte. Et siit nagu vaikselt jõuame ka selle küsimusena, et see mass või nišš, mis oli ka siin publiku seast küsimus, et aga mis see vahe nagu on? Seda tracki pidi minnes, et kui ikkagi ainukene huvi on see kokkuhoid, siis see kõik lõpeb samas kohas. See on nagu race to the bottom, kindlasti mingi eestikeelne väljend ka selles olemas. Et kes nagu teeb kellest odavamini ja lõpuks läheb nagu null marginaaliga või teinekord isegi miinusmarginaaliga müüakse. Sest et lihtsalt, et käive oleks, et hoida tehast lahti, lihtsalt käiks, masinad töötaks edasi, inimesed ei kaotaks oma oskusi ja nii edasi, lihtsalt lastakse kas või miinusega välja ja sina ei suuda Hiina miinusega või Burma miinusega või Indoneesia või Pakistani miinusega sa tõenäoliselt ei suuda konkureerida. Sest et lihtsalt
meie palgad, kuigi, nagu ma ütlesin, Hiina palgad on enam-vähem sinna Eesti palkadeni jõudmas, nii et nemad ka ei suuda enam. Neil on sama probleem. Et kui me läheme seda teed pidi, siis ikkagi see lõpeb sellega, et miinimum tulu kõigile. Okei, so what? Tundub karm, aga järelikult sinu tulevik ei ole selle mehega. Et sa pead leidma mingi mehe, kellel see ei ole ainukene, vaid tal, ütleme, see võib olla üks asjadest, aga siia kõrvale peab tekkima midagi muud. Näide nii-öelda riiete tööstusest ju, kuidas Zara muutis täielikult oma ärimudelit, selle asemel, et tellida Hiinast hiigelkonteineritega riideid. Need jõuavad sealt võib-olla mingi 3 kuud hiljem kohale, siis paisatakse poodidesse laiali ja tuleb välja, et näe, ei osteta. Ja nüüd sul on mingi konteinerid ja konteinereid riideid, mida ei osteta, sa ei saa midagi nendega teha, sa ei taha ka turu hinda liiga alla lüüa, nii et need tavaliselt jahvatatakse masinates ära, lihtsalt lastakse huntidest läbi, eks. Mingi osa müüakse seilis ära ja ülejäänud läheb hunti, sest et sa ei taha seda, et see tuleks uuesti välja kuskilt veel odavamini. Niimoodi, et kohutav raiskamine. Selle asemel Zara hakkas tellima hoopis Rumeeniast, Bulgaariast ja Ida-Euroopast neid riideid. Väiksemate partiidega, niimoodi, et selle asemel, et 3 kuud tuleb, nad said väiksemad partiid 3 nädalaga valmis ja kui see partii müüs, siis öeldi Rumeenia tehasele, et kuule, 2 tükki veel. 2, ma ei tea, mis iganes, ühikut seal, 200, 2000. Aga see andis midagi muud siia juurde. See ei olnud enam ainult küsimus selles hinnas. Jah, see Rumeenia tehas ei tohtinud olla väga palju kallim kui Hiina. Ta võis olla natukese kallim, aga põhiteema oli see, et 3 kuu asemel on võib-olla 3 nädalat ja 3 konteineri asemel sa võib-olla teed ainult 20 eset. Nii-öelda esimese partiina ja kas see läheb. Et siin tekib uus põhjus, miks sinuga teha koostööd. Ja kui sina suudad kiiresti, mõistliku hinnaga ja paindlikult talle midagi teha, siis see võib-olla on juba selline koostöömudel, kus saab midagi välja pigistada. Eks? Ja mida lähemalt sa töötad selle inimesega, seda rohkem tõenäoliselt, et ei jõuata sinna kokkuleppeni, et palju see on väärt. Et see on üks viis, kuidas sellest tsüklist nii-öelda välja saada. Et leida inimesi, kellel on mingid muud eelistused, vajadused, soovid. Teine asi, mida siia saab kohe juurde panna, on loomulikult ikkagi disain. Sest et võtame jälle Hiina näite. Me ju kõik teame, et Hiinal nagu rahaga otseselt probleemi ei ole. Et Hiina ettevõtetes ja Hiina miljardääridel raha nagu on, likviidsust on liiga palju isegi olnud. Et see on osa probleemist. Aga vaadake, palju Hiina brände teil seljas on? Või mida te kasutate? No, ütleme niisuguseid, mida peale kohe vaadata, et mis ettevõte see on, ikkagi enamus meie ettevõtteid on siin mitte Hiinast. Nad on küll võib-olla Hiinast toodetud. Ja toodetud kindlasti, aga ma mõtlen bränd, see, kelle nimi seal peal on, kelle jaoks see on toodetud, on keegi teine, mitte Hiina ise. Nii, mida ma tahan sellega ütelda, on see, et sul palju raha on. See veel ka ei tähenda, et sa oled edukas, eks? Et Hiina mingi riidetööstusel tõenäoliselt raha on. See ei ole nii, et nad on seal paljad. Nad, nagu sa ütlesid, nad tõenäoliselt toodavad enamus meie asju, mis meil seljas on. Aga neile seda raha väga palju ei jää, sest nad toodavad seda kellegi teisele. Ja nemad on ka üritanud murda välja ju. Oli, mis see rõiva bränd oli siin? NBA-s natuke see lõi läbi mingi spordibränd, aga see näitab, et ma isegi praegu ei suuda seda mingi Y-iga hakkas vist. Mingi võimatu hääldada. Igastahes, mida see näitab? See näitab seda, et see ei ole nii lihtne vaata, et okei, et sa oled Hiinas, sul on raha, sul on tehas, sul on inimesed, sul on isegi ostjad kõik paigas. Midagi on seal puudu. See disain või see mõtlemine või see uus tootearendus, isegi selle raha ja muuga nad ei suuda seda teha. See võib olla jälle üks koht, kus Eesti tuleb sisse. Teeb midagi huvitavamat, teeb midagi kaasaegsamat, teeb midagi, kus ikkagi Euroopa silm puhkab selle asja peal, mitte ei ütle, et mis asi see on. Siin võib lisada veel, et see üks tänapäeva globaalne maailm on veider, et kohtasin ühte
Eesti aukonsulit Ameerikas, kes on Hiina päritolu ja tema perel on siis rõivatööstusettevõte ja nad toodavad siis Euroopas valmistatud kangast 2 turu jaoks, Ameerika turu jaoks ja nüüd ka siis järjest rohkem Hiina turu jaoks. Hiina turu jaoks toodavad nad Ameerikas ja see maksab 50% rohkem kui Ameerikas toodetud toode. Ehk siis hiinlaste jaoks Ameerikas müüdav kaup on liiga odav, seda nad ei osta, sellepärast et seal on Hiina peale trükitud, ameeriklaste jaoks Ameerikas toodetud asi on liiga kallis, seda jõuavad ainult hiinlased osta. Ja nad ostavad seda sellepärast, et see on toodetud Ameerikas. Et on globaalses äris on sul tekkinud selliseid nagu jaburaid olukordi ja Eestis on ka näiteid ka mööblisektorist, kus sa müüd sellist skandinaavialikku mööblit Aasiasse ja jutt ei ole sellest, et ma lähen Hiina turule, jutt on sellest, et ma leian ühes linnas, ühes 10 miljoni elanikuga linnas ühe kaupluse esindaja, kelle jaoks temal on tooteriiulist on seda tüüpi Skandinaavia värk puudu, kus on nagu Euroopa peale trükitud ja siis sul on nagu hea võtab sinult seal 10-20% sinu nagu tootmismahust ära, et seda ühte kauplust teenindada seal. Et Hiina on nii suur, et seal on nagu kõik võimalused on nagu olemas, et siin 5 aastat tagasi oli palkmajatootjad, Soome palkmajatootjad, kes hakkasid Hiina müüma, et siis seal nende kõige mineva müügiartikkel olid 150-200 ruudused palkmajad, mis on selline luksusklassi maja meie mõistes. Ja põhjus on selles, et juba tol ajal oli siis Hiinas dollari miljonäre rohkem kui Skandinaavias elanikke kokku. Kujutad ette, et kõik soomlased, rootslased, taanlased, norrakad, keda sa tänaval näed, kõik on miljonärid. Et sul on nagu võimalik leida selliseid nagu turgusid mujal maailmas, mille peale me siin koduturul nagu ei tulegi või et see, et sinna Aasiasse välja murda ei ole lihtne, aga juba on nagu tegelikult esimesi eestlasi seal ees, kelle kaudu saaks tegelikult siis natukene tutvuda olukorraga, et kuidas nemad seda teinud on ja kuidas sinna nagu saada. Et üks variant siin, kuidas seda plussi saada, ongi see, et me oleme Euroopas ja teatud turgude jaoks on see nagu väärtus. Ja ma olen sellega täitsa nõus, praegu tuleb lihtsalt meelde Indoneesias, Thailandis, Kambodžas, kas või söögipoes käimine. Kõik tooted, mis on Euroopas tehtud, on eraldi märgistatud. Seal on mingi suur nool või viide kuidagi, Euroopa Liidu lipp või kuidagi on sinna ikkagi koondatud sinna peale ja ta on alati tunduvalt kallim. Aga kohalike puhul väga populaarne ja põhjusega, sest et kui me vaatame, kui ikkagi saastatud on materjalid, toidud, tooted, mida Hiinas tehakse, siis isegi sellised asjad nagu laste piimapulbrid on mürgised, eks? Kui sa seda ka ei saa usaldada ja laste mänguasjad on mingi kadmiumi ja mingi selliste metallidega tehtud, kui isegi seda ei saa usaldada, siis alati on nagu kõikide asjade puhul selline kahtlus, et kui see on tehtud seal koha peal, et kas see ikkagi on puhas, kvaliteetne ja nii edasi, et seal Euroopa mööbel, Euroopa tooted, Euroopas midagi tehtud, automaatselt saab kohe mitu plussi. Kui sa saad ütelda, et made in Europe, vahet pole kus kohas nende jaoks. Lihtsalt Europe kontseptina, seal on üks lipp olemas, see on lisandväärtus. Ja ma arvan, et selle diskussiooni juures, kuhu kõik ikkagi jutud viivad, et siit selle miinuse pealt, see, et ostetakse ainult hinda kuidagi saada sinna, et ei osteta hinda. Sest et seal, ma ütleks, Eesti ettevõtted ei ole konkurentsivõimelised. Sest et hind tuleb ainult paarist kohast, eks. Sul on kulu, sisuliselt sa saad madalat hinda pakkuda ainult, kui sa pakud mastaapi. Massiivset mastaapi ja fantastiliselt logistikat, eks. Sul peab mõlemad olema, see tööstus, need tehased, see volume, need ostjad, kes selle vastu võtavad ja siis mingi tõsine logistikakeskus ja meil ei ole selliseid tehaseid siin Eestis. Ja meil ei ole ka mõtet neid ehitada. Ja jumala pärast, see on väga hea positiivne asi, et me ei lähe seda teed pidi, et hakata Eesti-Hiinat ehitama. Et see võistlus, see on see race to the bottom. Et kui me võidame ja panemegi siin üles mingi hiinlaste tehase ja saame jube odavalt teha, siis see ei vii meid väga kaugele. See on lühiajaline toode, kus
järgmisest Burundist kuskilt tuleb veel odavam, eks, kui me ainult selle hinna peale mängime. Seega tuleb üha rohkem vaadata nende lisandväärtuste peale, et me saame teha mingeid väikseid partiisid kiiremini ja siis otsida selliseid kliente, kellele see on tähtis, kellele see on oluline. Sest sa ei saa talle sundida seda peale, et sul on ju see tähtis, on ju. No siis näitena ei saa sundida teda. Näitena võib-olla võiks tuua, et kompetentsikeskuselt Center on ka üks Saksa turul edasimüüja, kes on huvitatud tegelikult, tal on oma ideed, mida ta tahaks Saksa turu jaoks arendada ja siis ta otsib siit nagu tootjaid, kes talle suudaksid selle nagu ära teha. Nii selle arenduse kui ka siis tootmise ja mõistliku hinnaga, et see, et sul on nagu väärtus, ei tähenda seda, et sa saad mingit absurdset hinda küsida, et lihtsalt siis see hinnasurve ei ole nii suur, et iga sendi pärast ei vinguta kogu aeg. Et neid tegelasi on, aga neid ei pruugi nagu väga lihtne nagu leida olla, kes teistsugust lähenemist otsivad. Ja näide selle, mis käib sellega kaasas, tuli mul just meelde, et see Zara näide, mida ma ennem ütlesin, eks, Hispaania nii-öelda rõivabränd, mis siis nüüd ostab Ida-Euroopast. Mul üks hea tuttav Ulvi Kala Baltic Intertex, tema teebki sellist prototüüp õmblemist. See on iseenesest väga huvitav nišš, väga huvitav toode üldsegi, sest et hiinlane seda ei suudaks teha ja sellise kiirusega ja nii paindlikult. Sisuliselt, mida Ulvi teeb, on see, et Soomes istub, ma ei tohi ütelda, aga ülimalt kuulus disainer, keda te tõenäoliselt tunneksite ja tunneks ka hiinlased, ja visandab midagi paberi peale, et me tahame selliseid kleite ja siin on selline tutt ja mul on vaja 12 tükki. Ja faksib selle Ulvile, et näed, kas sa saad 12 sellist kleiti teha järgmise seasoni jaoks. Ja nemad siis nii-öelda prototüübivad neid riideid. Saavad teha short run, võib-olla 15-12 tükki hiinlane ütleks, mida hulluks läinud, unusta ära, et konteineritega, meil käib asi konteineritega, et sa pead tellima nagu terve selle konteineri, muidu meil oli siin midagi rääkida. Aga selline paindlikkus on must ja eriti just siin valdkonnas, kus iga selle kleidi hind on võib-olla ka suhteliselt, mitte selline Hiina kleit, vaid me räägime ikkagi Soome disaineri kleidid. Aga Soome disainerid on samamoodi nagu Prantsuse ja Inglise ja Šveitsi ja meil on ikka Euroopas tegelikult seda potentsiaali on täitsa olemas, kus me võiks selliseid prototüüpimistöid teha, kuna oleme ausad, ega meie mastaap ongi prototüüpimiseks. Et sellist, ma mäletan, näide tuli sellest, et mööblitööstus väga hea. Te teate sellest võib-olla rohkem, aga ma mäletan, kui ma rääkisin Swiss Hotelli ehitajatega, eks, et nad pidid Swiss Hotelli sisustama, nemad ei saanud näiteks Eestist ühelt ettevõttelt osta, nii et kõikides tubades oleks samad kapid. Sest ei suudetud teha. Eesti hotellile, mitte Eesti bränd, aga ikkagi Eestis Tallinnas hotell ei suudetud teha piisavalt mööblit, et täita need toad ära. Nad pidid lappima kokku mitmest erinevast nii-öelda tootjast. Seega meil ongi selline prototüüpimis nii-öelda asi. Aga see ei ole halb, see on väga hea. See tähendab, et me oleme prototüüpides ja niimoodi tootes, me oleme selle kõige uuemaga kaasas, me oleme nende kõige paremate disaineritega koostöös, me näeme uued trendid, mis on tulemas, see on täitsa väärtus ja nende asjade hind on ka parem. Et see ei ole sugugi halb nišš panna ennast selliseks väga paindlikuks, kiireks prototüüpijaks. Et me teeme sulle, sa tahad järgmiseks aastaks midagi ägedat, no problem. Me teeme sulle mingid mock-upid kiiresti sulle sinu jaoks valmis, et sa saad minna siis, nii nagu see Soome disainer saab koos Ulviga minna järgmisele showle ja selle asemel, et tal on lihtsalt paberi peale midagi joonistatud, on naisel juba see seljas. Et see on nagu täiesti midagi muud ja sa saad müüa kõige uuemaid mõtteid, asju kohe seal samas shows ja Ulvi tegi, ma saan aru, ka mingi sellise äppi, et niimoodi, et kui see ostjad tulevad, neil on mingid messid, paar korda aastas ju ostetakse kõik see jura kokku selles valdkonnas ja sa lähed sinna messile, kogu maailm tuleb kokku vaatama neid riideid ja uusi materjale ja selle asemel, et tal on ainult mingid visandid, mingi pliiatsitega, siis tal on võib-olla valmis juba need riided. Tal on ka arvutis kohe need pildid olemas, ütled, et palju te järgmiseks hooajaks tellite? 12? 12, juba tellimus läheb tema õmblejatele Tallinnasse,
nad juba teavad, kui mitu nööpi vaja, kui mitu seda ruutmeetrit materjali, et see arvuti kalkuleerib kõik ära ja ütleb, et näe, esmaspäeval saate hakata neid tegema. Et noh, väga huvitav nišš, selle asemel, et olla selline õmblemisüksus, kus lihtsalt lükatakse sealt mingit materjali läbi. Et Ulvi on leidnud sellise koha. Ma arvan, et siin on veel ruumi, kui ta optimeerib oma protsesse, kui ta toob neid disainerid sinna paar tükki juurde, siis sellest võib väga huvitav ettevõte saada ja ma arvan, et neid võimalusi on veel palju.